Head ametikaaslased, austatud Riigikogu, alustame Riigikogu täiskogu 5. istungjärgu 2. töönädala neljapäevast istungit. Ja kõigepealt palun Riigikogu kõnetooli neid Riigikogu liikmeid, kes soovivad üle anda eelnõusid või arupärimisi. Marianne Mikko, palun. Lugupeetud istungi juhataja, austatud kolleegid, meil sotsiaaldemokraatidel on arupärimine peaminister Andrus Ansipile. Möödunud aasta 13. detsembril otsustas valitsus, et ei toeta Euroopa Komisjoni algatust kehtestada sookvoodid ettevõtete nõukogu liikmetele. Mullu novembris kiitis nimelt Euroopa Komisjon heaks direktiivi eelnõu, mille järgi peab ettevõtete nõukogus aastaks 2015 olema 30% ja aastaks 2020 vähemalt 40% naisi. See direktiiv puudutab börsil noteeritud äriühinguid, kus on üle 250 töötaja ning aastakäive üle 50 miljoni euro. Vastav algatus, muide, pärineb Euroopa Parlamendi liberaalide leerist ehk siis Reformierakonna poliitilisest perekonnast. Valitsuse sammud ei ole kuidagi kooskõlas soolise võrdõiguslikkuse seadusega, mis kohustab riigiasutusi soolist tasakaalu süstemaatiliselt ja eesmärgistatult edendama. Seepärast küsime peaminister Andrus Ansipilt, kas valitsuse hirmunud ei ehk ignorantse otsuse tingisid iganenud stereotüüpsed seisukohad naise rolli kohta või ratsionaalsed argumendid? Ühtlasi palume peaministril tutvustada valitsuse otsuse tagamaid. Missugusel teaduslikul uuringul põhineb vastuseis 40% nõudele ehk naiste paremale kaasamisele juhtimises? Ja veel, Euroopa liberaalid on väitnud, et iseregulatsiooni teel kulub veel 40 aastat, enne kui naised saavad ettevõtete nõukogudes tasakaalustatud esindatuse. Tahame teada, mida tuleb Eesti liberaalide juhitud valitsuse arvates võrdõiguslikkuse suurendamiseks Euroopas teha. Valitsusjuhilt tahame ka teada, mis on takistanud tal ministrite valimisel lähtuda mõlema sugupoole võrdsest esindatusest ja miks ei ole valitsus nimetanud naisi riigile kuuluvate äriühingute nõukogudesse. Vaat sellistele küsimustele soovin koos 13 sotsiaaldemokraadist kolleegiga saada vastuseid. Aitäh! Rohkem kõnesoove ei ole. Olen Riigikogu juhatuse nimel vastu võtnud ühe arupärimise ning vastavalt meie kodu- ja töökorra seadusele otsustab Riigikogu juhatus selle edasise menetlemise. Läheme edasi teadete juurde. Riigikogu esimees edastas Riigikogu liikmete arupärimised majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Partsile, sotsiaalminister Taavi Rõivasele ja siseminister Ken-Marti Vaherile. Head ametikaaslased, viime läbi kohaloleku kontroll. Kohale registreerus 80 Riigikogu liiget ja puudub 21. Ja liigume nüüd edasi tänase päevakorra juurde. Meil on esimeseks päevakorrapunktiks Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu 322 teine lugemine ja palun Riigikogu kõnetooli ettekandeks maaelukomisjoni liige Ester Tuiksa, palun. Palun teid siia Riigikogu kõnetooli. Austatud istungi juhataja, head kolleegid. Maaelukomisjon arutas 15. jaanuaril Vabariigi Valitsuse algatatud toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu 322. Riigikogu liikmed, fraktsioonid ja teised komisjonid muudatusettepanekuid ei esitanud. Koostöös Põllumajandusministeeriumiga oli ette valmistatud 2 muudatusettepanekut. Põllumajandusministeeriumi esindas õigusosakonna nõunik Diana Rammul ja toiduohutuse osakonna juhataja Martin Minjajev. Ja ministeeriumi esindajad selgitasid muudatusettepanekuid ja vastasid komisjoni liikmete küsimustele ja otsustati siis järgmiselt. Eelnõu paragrahv 1 punktid 4 ja 5 muuta ning sõnastada järgmiselt.
Paragrahvi 17 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt. Lõhna- ja maitseaine käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse number 1334/2008, mis käsitleb toiduainetes kasutatavaid lõhna- ja maitseaineid ning teatavaid lõhna- ja maitseomadustega toidu koostisosi ning millega muudetakse nõukogu määrust number 1601/91, määrusi number 2232/96 ja 110/2008 ning direktiivi 2013. Ja siin on veel rida numbreid artikli 3 lõike 2 punktis A sätestatud toode. Ja punkti number 5 paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 1' järgmises sõnastuses. Lõhna- ja maitseainet on lubatud toidus kasutada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses number 1334/2008 sätestatud nõuete kohaselt. Selgitus. Eelnõuga muudetakse toiduseaduse paragrahv 17 selliselt, et lõikes 1 sätestatakse, kuidas on lõhna- ja maitseainet lubatud toidus kasutada ning lisatava lõikega 1' antakse lõhna- ja maitseaine definitsioon. Kehtiva toiduseaduse struktuuri järgides tuleks kõigepealt määratleda termin ja seejärel kasutamine, mis siis ka sai nii otsustatud ja komisjon toetas konsensuslikult ja maaelukomisjoni juhtivkomisjonina teeb ettepaneku siis toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu teine lugemine lõpetada. Austatud ettekandja, teil on vähemalt üks küsimus. Väino Linde, palun. Aitäh, auväärt istungi juhataja, auväärt ettekandja, hea kolleeg. See ei ole nüüd päris eelnõu teise lugemise teema enam, aga ikkagi ma arvan, et äkki oleks otstarbekas, kui sa võib-olla kordaksid veel korra üle lühidalt selle eelnõu eesmärgi ja sisu. Aitäh. Eelnõu eesmärk, nagu ma juba siin ette ka kandsin, vahetatakse kaks punkti, kus termin tuuakse ettepoole ja selgitus on teises punktis. Tarmo Tamm, palun. Aitäh, härra juhataja. Lugupeetud ettekandja. Ma küsin, et kas Euroopa Liidu direktiivi järgi võib lisaaineid toidus rohkem panna kui Eesti seni kehtinud normide järgi? Ma mõtlen säilitusaineid ja nii edasi, et kumb on liberaalsem? Aitäh. Euroopa Liidus kehtivad ühised nõuded kõigile e-ainetele, mis toiduainete tööstused ja toiduvalmistajad võivad sinna lisada. Mingit erandit ei ole seal. Aitäh. Hea ettekandja, ma väga tänan teid, rohkem küsimusi ei ole. Kas soovitakse avada läbirääkimisi? Kõnesoove ei näe, läbirääkimisi ava. Eelnõule 322 SE on laekunud 2 muudatusettepanekut. Mõlemad on juhtivkomisjoni poolt. Esimene muudatusettepanek, teine muudatusettepanek. Sellega oleme muudatusettepanekud läbi vaadanud. Juhtivkomisjoni seisukoht peale arutelu ja keskustelu on see, et teine lugemine lõpetada. Teine lugemine on lõpetatud ja esimese päevakorrapunkti käsitlemine lõpetatud. Head ametikaaslased, sellega on tänane istung meil lõppenud. Ma tänan teid ja soovin teile jõudu teie töös. Aitäh teile!